Tere! Tere kõik armsad mulinad. Tere kõik su pere. Okei. Tere kõik mulinad podcasti. Ma pean igaks osaks midagi imelikku välja mõtlema, mida te ei oota, et ma teen. Ma praegu mõtlen, kas me teeme uuesti selle veidruse. Kõik on, jaa, tere! Tere, tere! Paneme ma ei taha praegu. Siis kõik koos. Ma ei taha 1, 2, 3. Tere! Ma olen see vanem generatsioon. Boomerid teevad niimoodi ja Gen Z teeb niimoodi. Niimoodi mingid tehakse ka. No, kuidagi niimoodi tehakse, mingit siukest asja tehakse, ma ei tea, kuidas ka. Vahet pole. No niimoodi ja niimoodi on lemmikkud. Hea osa, täna me sellest räägimegi, kätemärgid. Jah, tänases osas kõik me näitame, mida me oskame nagu kätega teha ja siis te kõik kodus teete järgi, proovite järgida. Emme, vaata, mida ma oskan. Ja juba läheb lappesse. Marian vist oskab mingid imelikke asju kätega teha. Pole hullu, kallid kuulajad, ärge kartke, ma teen selle osa üksinda ära. Marian on jälle silmamered. Me oleme mingi viimased. See on nüüd 3. osa, kus me põhimõtteliselt naerame ja nutame. Ehk siis see on natuke imelik. Ei, aga tead, mul on see, et kui ma nagu südamest naeran, siis mul tulevad kohe pisarad. Minu ebastabiilsus lihtsalt nakkas teile. Tegelikult ma tean, milles asi on. Meie saime täna mukupurksi. Meie saime täna mukupurksi. Ei. Triinu, rohkem energsi. Lähme siis kokku. Praegu meil siin pulli tegemise faas on. Meil on lihtsalt janu. Sõbrad. Lurp. Olgu, te võite rääkida nüüd, mis me tegema hakkame. Ma lähen käin ära, ma tulen kohe tagasi, ma lähen toon paberit. Okei. Aga öelge, mis me teeme. Ma ei saa, ma nutan juba. Nii kurb on. Meie hakkame täna tegema podcasti. Ma ei tea, 8. osa juba, kuid ega me siin niisama tegelikult ei ole niimoodi itsitamas ja teine asi tegelikult see on täiesti normaalne, kevad on käes. Pidu ja prillid on ju. Inimesed on õnnelikud. Inimesed on õnnelik, päike paistab tihtipeale mõnikord pilve tagant välja, kuid tänases osas me loeme kuulaja kirju, mis on nii põnev, sellepärast, et hommikul juba Ketlin helistas või kirjutas mulle, ütles, et Triinu, ära täna kuulaja kirju sina loe, meil on uus. Et ma tahan näha sinu reaktsiooni. Ja mina ka ei ole neid kuulajakirju nii-öelda läbi sirvinud, et Ketlin sirvis need natuke läbi. Küll oli juba tekkisid ilmselt mingid mõtted ka nende koha pealt, aga see on... Null mõtet. Okay. Ma ei sirvinud. Ma ei tea, mis seal kirjas on. Mulle meeldib see, et reaalselt aitäh kõigile, kes kirjutavad, sellepärast, et ma ei tea, minust on see nii äge, et meil on juba nii palju kuulajakirju, mida me saame kõiki nii-öelda jagada. Nii et kes veel... Kirjutage. Mida rohkem te kirjutate, seda rohkem me saame neid osasid teile teha. Ja ilmselt need on nagu päris intrigeerivad ka, sest et teiste inimeste saladused on need kõige põnevamad. Ja ka meie saladused, kõikide saladused. Ma laskan selle sinna prügikasti. Mul tuli praegu meelde see saade Saladused. Ja siis seal oli üks osa, kus oli... saladused ja saatuslik kakajunn.
teate seda osa või? Ma raudselt tean. Põhimõte oli, seal osas oli mingi siuke asi, et naine läks mehele külla ja siis mees jättis talle võtmed ja ütles, et oli tore ja mussi kalli, ma pean tööle minema, et tunnen ennast hästi, süüa saad sealt ja bliblubla. Ja siis hommikul naine jäi kohvi ära, on ju, siis kõik need asjad läksid ilusasti tööle, käis kakal ära, on ju, aga junn ei läinud alla. Ehk siis ta tõmbas vett peale, aga ei läinud. Niimoodi, et ta püüdis selle siis kinni lõpuks kilekoti sisse, et läheb viskab ära ja siis ta unustas selle sinna korterisse. Niimoodi, et tal oli snepperiga lukk, vaata. Ja siis ta põi ukse kõrvale ja unustas selle kotikese nagu kingitusena sellele, kellega ta siis koos oli olnud. Aga mis ta siis ütles, kui ta tuli ja nägi seda saladuslikku sita? Seda ei tea, ma arvan, et see naine ei tahtnud seda meest enam näha, kui snepperlukk läks ta esimene kord oli tema juures ja siis järsk on mingi kakajunn kuskil kotis. Oota, kui reaalselt selline osa oli saladustes või? Oli, ma mäletan jumala hästi. Sellega oli veel bloopersid, see saatejuht ei suutnud, Tuuli Roosma ei suutnud välja öelda seda, et saladused ja saatuslik kakajunn. Liiga palju esse. Olgu, aga hakkame siis meie saladusi ka lugema ette. Teie saladusi. Mina ei ole ühtegi meie ei ole kirjutanud. Meie saladused, nii. Kõigepealt räägib Triinu mulle sellise loo, et ükskord ma ei... Sa alustad või? Jaa. See ei ole mina tegelikult. Ja siia olete teie kuulajad meile kirjutanud. Nii. Ma ei tea, kui põnev see on, aga siin ei ole kirja vahemärk eriti palju, nii et ma üritan lugeda. Mul on nii, et meil oli siuke 5 sõbrannade grupp, mis siis lagunes. Nüüd meid 3, aga mina saan ikka nende 2 sõbrannaga väga hästi läbi, eriti ühega, kellega elame üsna lähedal, nii et imelik oleks ju teda ignoda või mis. Aga samal ajal see sõbranna, kes meil 3 grupis vihkab teda, neil oli mingi vaidlus, aga samal ajal see sõbranna, kes meil 3 grupis vihkab teda, neil oli mingi vaidlus ja nüüd ma ei teagi, ma nagu elaks topeltelu nagu paari suhetes, kui keegi kõrvalt paneb, ma arvan, et see näeb appi. Ma loen nagu mingi, ma ei tea, mis asi, aga oota, siin tegelikult siin ei ole ühtegi punkti praegu, oota. Appi. Ja nüüd ma ei teagi, ma nagu elaks topeltelu nagu paari suhetes, kui keegi kõrvalt paneb. Ma arvan, et see näeb kõrval üsna sarnane välja. Pange täiega edasi mulinad, ma jooksin endale uue 10 kilomeetrit rekordi teie podcasti taustal. Okei, ma sain aru, põhimõte oli see, et sõbrannade grupp, millest, mis lagunes põhimõtteliselt siis mitmeks, 2, on ju, ja siis ta on nagu ühtedega ja teistega sõbranna ja siis ta ei tea nagu, et kuidas seal selles 2 olukorras olla. Mul on väga sarnast olukorda olnud. Esiteks ülituus, et sa 10 kilta jooksid. Üliäge. Wow. Aga jah. I could never. Yeah, I could never do that. I could never do that. I could never do that. Ma tegin praegu Triinu aktsenti. Ma mõtlesin selle peale korraks. Okay. I could never. I could never do that. Nii. Ühesõnaga, okei. Mul läheb lihtsalt mõttedega jooksma. Aga mu esimene mõte oli kohe see, vaata, et no eks seda tegelikult juhtub ju, et mingi hetk elus sa suhtled mingi pundiga on ja mingi hetk sealt võib-olla mingid inimesed ei saa oma vahel läbi, suhtlevad vähem on ju, aga mingid inimesed saavad. Ma ei tea, ma vist suhteks ikkagi edasi mõlema poolega, aga ma lihtsalt ei räägiks nii-öelda, olles ühega ei räägiks teisest sellest 2 sõbrannast on ju, olles nende teistega ei räägiks nendest teisest. No, et, nagu isegi kui surgivad, siis see on see koht, kus hoida seda, et teeme niimoodi, et mina ei räägi teist ja teie ei räägi neist, vaata. Ja, et oleme nagu, ma olen nagu erapooletu, vaata, mõlema puhul on ju. Et noh, selles mõttes, kui sa tunned, et nii see üks pool, kui ka see teine pool on sul tegelikult nagu väga head sõbrannad ja sa tahad nendega edasi olla sõber või sõbranna, siis ma arvan, et see oleks ainuke lahendus, et olla lihtsalt erapooletusel keskel. Miks sa üldse vihkad? Armasta. Ainult headust ja armastust. Vaielge ära, leppige ära. Ainult headust ja armastust. Ei, ma ei ütle see, et noh, okei, vihkama tõesti ei pea ja vihkama on halb sõna, aga ma
ma lihtsalt olen avastanud, et ma väga palju kasutan sõna aga. ma ei oska edasi minna. Aga päriselt ma mõtlen seda, et mul jooksis juhe kokku. Et ei pea olema sõber. Sa tahtsid seda lauset öelda, et ei pea olema sõber ja ei pea olema tore. Selles mõttes ma tahtsin öelda seda, et sinu see suhtlusringkond mõnikord lahku läheb, et ühed ei saagi enam teistega läbi või seal on mingisugused eriarvamused, see on okei. Vihkama ei pea, aga ega see ei tähenda, et sa pead sõber ka olema. Et ma ei taha seda öelda, et ainult headus ja armastus, leppige ära. No mõnikord on lihtsalt olukorrad, kus asi ei ole isegi leppimises, vaid asi on lihtsalt selles, et teie elud on lihtsalt niivõrd erinevas suunas läinud, et teil ei ole mitte millestki rääkida. Ma võin enda koha pealt öelda, et mul on mitu tükki, kes mulle kirjutavad, kuidas läheb, mis on, ja mul on see, et mul ei ole suga mitte millestki rääkida nagu päriselt, et ma ei viitsi sinu peale enda aega panna, sellepärast, et meil ei ole enam ühiseid asju nagu. Ma mõtlesin seda ka korra, et ma muidugi ei tea, aga ma eeldan ja mulle tundub natukene, et selle kirja on kirjutanud keegi nii-öelda noorem, kes võib-olla käib põhikoolis nii-öelda põhikooli esimeses klassides või kuskil pärast on 30-aastane. No, mina arvaksin, et gümnasist või 20 või kuskil seal 30-ndasse ma nagu ei liigitaks, aga kui ta teeb 10 kilti, ma eeldan, et ta käib iga päev jooksmas. Ma miskipärast sinna põhikooli algusesse ei... võib-olla mõni käib, aga ei tahaks. Selles mõttes vahet ei ole, aga ilmselt ta on noor inimene. Ehk siis, kui sa oled noor, siis need sõprussuhted tegelikult vahepeal varieeruvad, kes sul ei olegi ühte inimest, kellega sa võib-olla suhted, ma ei tea, 20 aastat on ju. Et sul need sõprussuhted, ma ei tea, mingi hetk lähete tülli on ju, mingi hetk jälle keegi lepib ära on ju, nii et ma olen üsna kindel, et kui me täna seda juba ette siin loeme, et võib-olla on äkki olukord juba muutunud, et kui on, siis kirjuta meile kindlasti, et kuidas te olete saanud ja et kuidas te olete praegu nii-öelda või kuidas sa oled praegu selle olukorraga nii-öelda toimet tulnud ja kui on midagi nagu muutunud, et siis anna ka nagu teada, et ma arvan, mulle tundub ikkagi, et ta on noorem kui gümnasist, aga ma ei tea. No igatahes ma eeldaks, et 20 ei ole sellepärast, et samas mine sa tea, inimesed arenevad ja saavad asjadest erinevat moodi aru, et mina olen nagu olnud sellise asja keskel, kus olid üle 20-sed ja täpselt seesama asi, et oli mingi asi, eluaeg parimad sõbrannad, läksid tülli ja siiamaani juba mitu, ma ütlen vähemalt 5 aastat ei suhtle oma vahel. Ma ei taha öelda, ma arvan, et nad tundsid ise ka ennast juba ära. Aga oota, neil on ka siis niimoodi, et üks suht on nagu erapooletu või? Mina olin samamoodi nagu seal 2 vahel on ju ja meil olid ühised sõbrad ja selles mõttes, et meil oligi alati see, et me püüdsime sõpradena olla lihtsalt nagu neutraalsed, et teeme niimoodi, et meie ei räägi sinuga sinust seal ja vastupidi ka on ju, et me hoiamegi siis neid gruppe nagu selles mõttes eraldi. Et kui tuleb see, et kuule, kuidas tal läheb, siis me võime öelda, et jah, läheb hästi või läheb niimoodi, sest olgem ausad, kui sa oled olnud ikkagi eluaeg parim sõber või sõbranna, siis mõnikord ikka tahaks teada, kuidas läheb, kas ta elab hästi veel või nii edasi, aga tihtipeale neid nagu mõnes mõttes tahaks öelda nagu lahkuminekuid, neid võib nii lihtsast asjast olla või lahku kasvamisi või seesama, et on lihtsalt mingisugune ebakõla ja sa ei lähe nagu selle ebakõla pärast sa lihtsalt võib-olla lõpetad suhtlemise ära. Et raske ongi seal see vahepealne lüli olla ja seda juhtub vanematel ka, et koolis võib-olla see on natuke lihtsam, et täna on sul nõmedad püksid ja täna ma su sõber ei ole, homme jälle oleme, on ju. Et ma olen mõned aastad tagasi, mul oli selline olukord, kus minu üks sõbranna läks lahku oma kutist ja siis see kutt nagu läks kokku ühe minu teise sõbrannaga ja siis
noh, seal tekkisid nii-öelda veel mingid asjaolud, et see siis nii-öelda see üks sõbranna tahtis ikkagi siis tagasi seda kutti, on ju, aga tema selle teise tüdrukuga läbi ei saanud, kellega mina olin sõbranna, on ju. Aga mina olin nagu seal kahe selle tule vahel, on ju. Et noh, see kutt oli üks, on ju, ja siis oli minu sõbranna ja minu teine sõbranna, see kutt, kellega ta läks sõbrannaga kokku, on ju, ja siis teine sõbranna, kellega ta oli lahku läinud, on ju. Ja siis, kuna ma nendega tihedalt siis suhtlesin ka sel ajal, siis mul oli nii raske, kuigi jah, ma selles mõttes saan aru, et nendel oli nagu veel raskem olla seal olukorras, aga selles mõttes, et mulle need sõbrannad mõlemad meelsid ja ma ju tahtsin olla nagu nende poolt, vaata. Siis ma too hetk tundsin, et ma võib-olla natukene olingi kahepalgeline, et ühel juhul ma hoidsin nii-öelda selle sõbranna poole, kellega see kutt siis nagu lahku läks, on ju. Ja kui ma olin selle tüdrukuga, kes oli selle kutiga koos, siis ma hoidsin nagu tema poole, vaata. Kes? Ma ei ütle neid nimesid, ma võin pärast rääkida. Aga siin on hästi kõvasti tegelikult ka see inimese loomuses on see sama asi nagu sisse tahaks öelda kirjutatud või juuritud, et sa alati tahad lahendust. Sa midagi ei tea, siis sa hakkad otsima, et mõnikord see lahendus või vastus on täiesti siuke mõttetu, aga see on meil nagu, see on kuidagi inimese juurde sisse poogitud, et sa alati hakkad otsima seda. Ja võib-olla ka see, et sa oled mõnes mõttes nagu kahepalgeline, nagu sa ütlesid, on hoopis see, et sa ei saa aru, mis juhtus täpselt ja siis sa hakkad ühelt ja teiselt poolt neid infokilde nagu korjama, et seda kui mingit mosaiki kokku panna, et teha endale see, et ahah, okei, aga tegelikult oli hoopis kutt täiega jobu, on ju. Et siis, aga et jõuda see mingisuguse lahenduseni, vaata. Ja eks seal tegelikult olukord oligi täiesti segasuma suvile. Nüüdseks on see kõik olukord nii-öelda lahendatud või lahenenud ja mõlemad, noh, ma ei hakka ütlema, kes seal omavahel seal suhtes nüüd on, aga kõik on nii-öelda õnnelikus suhetes ja kõik on nii-öelda hästi. Aga ja see, et ma tundsin, et on päris keeruline tegelikult on seal vahel olla see erapooletu on päris keeruline. Nii et ma saan täiega aru sellest, kes meile kirjutas tema nii-öelda murest siis. Võt. Kas loeme järgmise kirja? Nüüd on minu kord, jah? Ketlin ära magama ja... Ma peaksin jooma kohvi. Joo, siis oma... Lihtsalt, et te teaksite, ma tulen siia iga episood peale tööd. Ise sa paned endale selle töö. Aga sa mõtled alati, et teeme ära. Eelmine kord sain ju hakkama. Ja. Ma ei ole süüdi, et me salvestame nädalavahetustel. No, ja ma töötan nädalavahetustel. Okei, no ja see on tõsi. Täna ei ole nädalavahetus muidu. Ja nädala lõppudel. On küll. Vabandust, täna on pühapäev ju. Sorry, on nädalavahetus. Okei. Jaa, on nädalavahetus, täna on meil pühapäev. Kell on 12 midagi läbi, ma ei tea, ma ei näe kella. Praegu, mida te vaatate, see tegelikult tuleb laivis. Ja see on laivis. Otse live. Me ei muuda mitte midagi. Me oleme ERR laivis kõik. Nii, ühesõnaga ma loen järgmise kirja. Ma olin kunagi armunud väga-väga tugevalt oma õpetajasse. Läksin sellega täiesti hulluks. Iga tund vaatasin seda armunud pilguga ja igal võimalikul hetkel püüdsin tema ligidal olla. Klassis, väljasõidud ja nii edasi. Olin tema küljes kinni nagu väike laps. Asja ei teinud lihtsamaks see, et väljaspool kooli ka suhtlesime, sulgudes netis. See polnud mingi eriline jutt. Vahepeal viskasime nalja ja rääkisime kooli asjadest. Tihti sain paremaid hindeid, kui oleksin pidanud. Sealt hakkasin mõtlema, et äkki meeldin talle ka. Lõpuks sain aru, et enamus õpilased saavad, nii tüdrukud kui ka poisid. Et õpilased saavad siis aru, et midagi toimus. Hindeid, häid hindeid. Ma sain aru, et saavad häid hindeid. Okei. Võib-olla küll, jah. Asja kujunes nii hulluks. Asi kujunes nii hulluks, et printisin lõpuks tema pilte välja ja vaatasin neid kogu aeg. Paar korda isegi olen tema hääle peale masturbeerinud. Sulgudes mitte tunnis. No see oleks päris hea, kui see oleks tunnis. See oleks parem olnud, kui ta oleks tunnis seda. Ära kuula. See on nali. Sarkasm. Nii. Lõpuks pidin kooli vahetama, sulgudes kolimise tõttu. Seega pole teda ammu näinud. Pärast kooli vahetamist ta ikka vahest kirjutas, aga see lõppes paari kuuga. Sellest on möödas juba üsna mitu aastat, aga pildid on ikka alles ja üsna tihti mõtlen tema peale.
Tal polnud tollel hetkel vallaline. Uues koolis olid sarnased mured, kuid mitte nii ekstreemsed. Siis lihtsalt mõtlesin erinevaid mõtteid õpetajatest, aga sellega asi piirdus. Et uues koolis meeldisid uued õpetajad. Jah. Talle lihtsalt meeldisid õpetajad. Õpetaja issues. Jah. Teacher issues. Tore on see, et tegelikult me ei saa aru, kas see on poiss või tüdruk. Ja ei saa jah. Nüüd käin tööl. Alles läksin ja ei suuda ikkagi kuidagi seda õpetajat unustada, kuigi meie viimasest suhtlemisest möödas juba umbes 4 aastat. Vahel mõtlen, kas ka tema mõtleb minu peale, aga sügavalt kahtlen selles. See küll anonüümne, aga igaks juhuks mainin siiski, et soovin jääda anonüümseks. Ja no me isegi ei tea, kes sa oled. Ja meie samuti ei tea, kes kirjutas. Ja meie ei tea ka seda nii, et jah. 4 aastat on möödas ja sa ikka veel mõtled. See pidi olema armastus. Ei. Kirjuta, kuidas läheb. Tead, saage kokku, on ju. Lihtsalt, niisama saage kokku. Äkki sulle enam ei meeldida. Siis sa saad sellest pingest lahti. Võib-olla küll, jah. Ma ei tea. Et see mõte on vist peas, aga nagu... Ei, aga kui ta sinu igapäevaelu nagu selles mõttes ei häiri tegelikult, vaid see on mingi siuke nagu ala nagu mälestus. Siuke väike crush. Siis ma ei tea, kas seda on vaja. Nagu ma arvan, ma ei tea, kui ma mõtlen kui ma käisin koolis, eks ma ikka või noh, nagu mingi õpetaja, meesõpetaja oli ilus, ma vaatasin, et päris ilus on ju, et vahepeal ikka nii-öelda, kui sa oled nii-öelda väiksem on ju, ja kui keegi õpetajatest käitub sinuga hästi, vaata, siis ikka tekib selline nagu kiindumus kuidagi, vaata. Et ma arvan, et noh, see on tegelikult normaalne. Nagu seda lihtsalt on. Jah. No see on, ma ütleks ka, et okei, see on normaalne, aga võib-olla ta on natuke üle piiri läinud. Nagu selles mõttes, et ma saan aru, et sulle võib-olla õpetaja tekitab kiindumust või mingit sellist asja või sa mõtled, et ta on päris tore, on ju. Aga ma ei tea, mina pole eales ühestki õpetajast pilte nagu välja printinud ja siis seda ma ka ei ole. Aga see on siis võib-olla sellepärast, et tal on kas mommy või daddy issues ja õpetajad tihti peale on vanemad. Ei, mina ju tegelikult koolis näen mitte mingit sükest asja, aga näiteks seda sama, et lapsed kiinduvad, seda ma näen ju palju, et seda igal pool ja see on tegelikult lasteaias, koolis, ükskõik kus me oleme, on ju see, et see on suur osa päevast, kus sa oled ja sa tihtipeale näedki seda õpetajat rohkem kui oma ema või oma isa. Ehk siis, kui sa oled veel selline, kellel ongi väikesed need, et ala keegi on näiteks, ma ei tea, Hiiumaal on olukordi, kus näiteks ema on ära läinud, on ju, mida mina varem ei olnud üldse kuulnud, aga et tavaliselt nagu isa jätab pere maha, on ju, siis siin on mitmeid juhtumeid, kus ema on ära läinud, mis minu jaoks on hästi veider, aga seda on kohe näha ka. Ja näiteks Tallinnasse suurlinna või ükskõik, kes on läinud välismaale, kes on läinud Kõrvalsaarele, on ju, kes on läinud Tallinnasse. Mina täpselt ei tea neid olukordi ka, aga tihtipeale lastest on seda näha, kellel on näiteks jäänud sellest ema hellusest puudu. Need on tavaliselt need, kes tahavadki rohkem kallistada, kui me ei räägi siin praegu nüüd esimesest, teisest klassist, on ju. Et esimene, teine, 3. klass, need on kõik siuksed, kes tulevad ja kallistavad, et vahet ei ole, aga see on täpselt see, et nad on veel nii väikesed. Nagu see on normaalne ja ma üldse ei pane pahaks ka. Kui vanalt masturbeerima hakatakse? Ma pakun, et natuke vanemalt. Mingi 13. Aga ta ütles, et ta on 20 nüüd ja see oli 4 aastat tagasi. Ehk siis ta oli 11. Ehk siis gümnaasiumisse läks. Ehk siis see on gümnaasiumi, see on 10. klass, ma arvan, jah. Jah, on jah. Või see võis olla 9. klass, siis ta vahetas ju kooli. Ja ta võis minna gümnaasiumisse hoopis teise kooli näiteks. Aga ta ütleb, et nüüd on aega möödas, nüüd ma olen 20. Ta ei öelnud ju. Ei ütlenud, aga kuidas mina oma peas lõin selle? Lõppes vaari. Nüüd ma olen 20 ja käin tööl. Vaatsin. Oota, kus see töökoht on? Kohe otsin tööl. Ma panen siin on lihtsalt kirjus. Kas ma
ma panin selle oma mõttes juurde. Ma ei tea, vist küll, sest isegi mina ei näe. Siin on kirjas, et nüüd käin tööl, alles läksin ja ei suuda ikka kuidagi seda õpetajat unustada. Siia ma tahan näha. Okei, ma panen selle põhja. Nojah, ma ikkagi vanade silmadega. Ei, no... ma ise ka ei näe. Ja mitte seda, ma ise ka ei näinud väga seda. Ühesõnaga, nii Triinu nüüd loeb nii kaua, meie teeme teile ASMR. Ei, rääkige nagu selles mõttes. No nii, Ketlin, mida me räägime? Kui väsinud sa oled 1-10-ni? Praegult või? Hetkel ma olen 9. Päriselt või? Ma võiks nagu silmad praegu paneksin kinni, siis ma jääksin magama. Ma reaalselt paneksin praegult silmad. Okei, oot. Selles on... Triinu, seda asja lihtsalt eksisteeri seal. Lepi sellega ja lähme edasi. Aga võib-olla ta oli... No ma ei tea, mida arvata isegi sellest. Selles mõttes nagu, et eks neid õpetajate crush ikka tekib, aga no... Äkki see läheb üle, oota natuke veel, see läheb üle, ma arvan. Ja see läheb üle, kui sa leiad endale omad kaaslased ja kõik hakkad dateidel käima ja igal pool ja siis see läheb päriselt üle, sest sa leiad nii-öelda päriselt inimesi, kes sulle meeldib. Ja kui sul ma ei tea, kust ma otsin selle. Ja kui sul ongi daddy või mommy issues, siis küll sa leiad endale 20 aastat endast vanema naise või mehe, kui sa oled täisealine ise ka. Aga see on jumala loogiline vanus. Võib-olla selles mõttes, kui ma loen või kuulen, siis ma ise hakan nii nagu raamatut loed, vaata. Siis sa hakkad ju, ma ütlen, ise raamatu lugemine on parim film, on ju, aga et ma panen kuidagi paika ja mul tundus, et 4 aastat on nüüd sellest möödas, nüüd ma käin tööl, esimene töökoht, et see 20 kuidagi kõlab nagu nii loogiliselt. Sul oli esimene töökoht 20 aastaselt? Ei, mul oli 7-selt. No võt. Aga minu arust see... Kive korjasin põllult. Mind tegelikult natuke häirib, et miks see õpetaja tegelikult temaga nagu Facebookis rääkis või netis. No jaa, aga samas äkki ta rääkis väga vähesel määral või nagu siit ei tule üldse välja nagu... Aga ta ju kirjutas, et... Aga siit ei... ta ei ole mingid nilbuseid asju, ta ei ole kirjutanud. Kui ta kirjutas, et väljaspool kooli suhtlesime ka, see ei tähenda, et ta kirjutas talle 1 korra. No meil oli koolis üks poiss, kes käis 10. klassis ja siis meil kooli tuli õpetaja, kes oli, noor õpetaja just ülikoolist tulnud. 10. klassis nad läksid kokku, õpetaja lasti koolist lahti. Minu arvat, ma ei mäleta, kas ta rasedaks ka jäi, seda ma ei mäleta, aga igatahes, kui poiss kooli ära lõpetas, siis nad elasid õpetajaga koos. Ja siiani elavad või? Ma ei tea. No kui see on mingi... Nii põnev. Tänapäeval näiteks oledki 12. klass on ja see on ju täiesti võimalik, et sinu kooliõpetaja on mingi 24. Ja sa oled 19. Ja sa oled 19, See on ju okei vanus või? Õpetaja kutset tehakse on ju 5 aastat, see on samamoodi, et sa pead tegema baka pluss magistri korraga. No siis ongi. Ja see võib olla 24 umbes. Kui sa oled kohe läinud ülikooli ja siis sa saanud. Täpselt. Ja üha rohkem meil on selliseid noori õpetajaid. Aga kas Eestis on see keelatud... Alaealisega suhe või? Ei, alaealisega suhe ei ole keelatud Eestis. Nojah, kui vanemad lubavad. Jah, vanema nõusolekul, kui vanemal on kirjalik nõusolek. Ei, aga ma mõtlen seda, et õpetaja... kirjuta mul kirjalik nõusolek, et ma võiksin oma õpetajaga käia. Sest ma vaatasin kunagi, ma mõtlen seda nagu, et kui õpetaja ja õpilane, et nagu, kui nad on omavahel suhtes, sest ma vaatasin kunagi mingit Inglismaa sarja ja seal oli täpselt see, et õpetaja oli mingi naine, oli nii-öelda vanem ja siis oli kutt õpilane ja siis oli ka see, et see õpetaja nagu läks vangi selle eest, et tal oli suhe õpilasega. Aga Eestis vist nii karm ei ole see. Minu arust. Ma ei tea, mingid uudiseid on ju olnud seal Tartus mingis koolis ja... Et lastakse lahti ka või? Lastakse lahti ja... Okay. No üldiselt ikkagi õpetajad ei näpi lapsi. Ei, no aga ma mõtlengi seda sama, vaata, kui on 19-24. Ei, aga ikkagi õpilase ja õpetaja suhe peab olema professionaalne. Okei, saan aru. Ja see sinu
professioon ei luba seda, et sa õpilasega käid. Lõpetab kooli ära, siis on okei. Aga nagu kooliaeg sa ei tohiks, sellepärast, et see toob kohe kaasa ka selle, et saingi paremaid hindeid, on ju. Kõik mingid sellised, pluss mõtle, kui palju paksu verd see tekitab. Pluss nagu lihtsalt, see on lihtsalt nii ebaprofessionaalne. Ja okei, see on, selles pean nõustuma. Olgu. No nii, kas võtame järgmise kirja? Ja see, kes kirjutasid, et oma õpetaja selle, anna teada siis. Väike crush on okei. Oled talle kirjutanud? Ja... Aga ära kirjuta veel, oota natuke. Teate, mis kiri meil nüüd tuleb? Me ei tea, seda ma pole lugenud. Mäletate, meie eelmises kuulajakirjade osas oli see, kes rääkis meile sellest, et ta on alaealine ja ta on endast suhtes siis 30-aastase või mingi poole vanem mehega niimoodi. Ma ei mäleta, kas oli mehega, vist oli mehega. See oli see, et ta küsis, et mida me arvame sellest vanuse vahest. Ja siis ma küsisin seal mingeid erinevaid küsimusi, on ju. Siis ma ei nõu, kirjuta meile. Ja ta kirjutas. Väga hea, kirjutage. Ja nüüd me saame kuulda, mis ta siis rääkis. No nii. Tere, olen see, kes kirjutas selle kirja, kes on alaealine ja on suhtest endast poole vanema mehega. Olen ise kohe saamas 18 ja kohtusime natuke rohkem kui pool aastat tagasi. Kuna teil tekkis veel küsimusi, siis hakkan neile nüüd vastama. Thank you. Ma ise... Ma vaatasin selle pärast, et kas tema kirjutas thank you või sa ütlesid talle praegu thank you. Ei, ma ütlesin. Thank you. Ei, see oleks sobinud sinna kirja ka. Ja ma vastasin thank you nagu teie nagu küsimuste eest. Ma ise olen hästi avatud inimene ja üldse pole probleemi rääkida. Mu üks vanematest sai sellest kohe teada, kuna ta oli ise mu kõrval, kui me tutvusime ja teisele rääkisin sellest hiljem ja kuidagi üritasin võimalikult rahulikult ja natukese aja jooksul jälle mõne infokillu puistada. Tean, et paljudel inimestel on see vastuoluline, seega suurelt me sellest kellelegi ei rääkinud. Ta on kohtunud mu perega ja oleme selle asja kuidagi toimima saanud. Muidugi suurelt me seda kuskil ei kuuluta. Isa on sellele väga vastu, aga emal on täiesti ükskõik ja suhtleb temaga vabalt. Kes teab, äkki talle hoopis meeldib mu mees. Mul käis peas see sama mõte. Sulgudes on, et tegelikult ei usu ta ise õnnelikus suhtes. Nii. Olgu. Kuidas me siis kohtusime? Olime mõlemad ühel peol ja asjad kuidagi läksid nii, et hakkasime suhtlema ja väljas käima. Ehk siis ta oli oma ühe vanemaga koos peol. Isaga või emaga koos peal. Äkki see on mingi peal. siis isa ema töökaaslane. Äkki on isa töökaaslane, sellepärast isa ei salligi teda. No nii, nüüd kirjuta meile. Sa võiks kirjutama täpselt, kes ta on nagu, või noh, selles mõttes. Ei no, sa ei pea, aga sa võiksid, see oleks cool. Okei, nii, loe edasi. Artur 32. Olime mõlemad ühel peol. Perekonnanimedega pildid pane ka kaasa. Olime mõlemad ühel peol ja asjad kuidagi läksid nii, et hakkasime suhtlema ja väljas käima. Olemegi nüüdseks koos olnud umbes pool aastat. Tema on ka oma perele sellest rääkinud ja pole sealt poolt kuulnud ühtegi vastuolulist lauset. Aga võib-olla jäetakse ka rääkimata. Pole veel jõudnud tema vanematega kohtuda. Ma tean, et see tundub paljude jaoks veider, aga minu jaoks pole vanus kunagi rolli mänginud. Paljud arvavad, et vanem pool mängib nooremaga ja kasutab teda lihtsalt ära. Olen nõus, selliseid juhtumeid on väga palju. Kui nüüd konkreetselt rääkida, kuidas minu olukord on, siis võin julgelt öelda, et tema on selles asjas palju rohkem sees. Muidugi on. Lilledest ei tule mul kunagi puudust, pigem on vaasidest. Ta kirjutab mulle pidevalt igasuguseid luuletusi ja asju. Tihti üllatab igasuguste tegevuste ja kingitustega. Selles mõttes tõeline romantik. Vahepeal tunnen pigem, et tema arvab, et ta ei meeldi mulle, sest mina ei oska seda nii välja näidata nagu tema. Ainuke asi, mis võib-olla on natuke segavaks probleemiks, on lapse teema. Tema ilmselgelt sooviks juba isaks saada, kuid minul see veel nii peaplaanis pole. Kuid ta mõistab seda ja kõik kaitsevahendid on ilusti kasutuses. Tubli. Võiksin ilmselt meie suhtest rääkida tunde ja üldse oma mingitest eelmistest teemadest ja asjadest, mis olnud on. Seega, kui on veel küsimusi, vastan meeleldi. Pane kõik kirja.
pane kõik kirja, reaalselt saada meile veel mingeid neid kirju. Aga ma ei tea, ma kuulen seda juttu ja okei, ma saan aru, kõik, noh, selles mõttes ta põhjendas vaata kõik ära, on ju, aga no, mulle ei müüda seda mõtet maha. Minule ka ei müü sa seda mõtet maha. Minule kahjuks ka mitte. Ei, aga selles mõttes, okei, sa oled... ma olen nõus, et armastus ei küsi mitte miskit, aga mulle lihtsalt ei müü seda mõtet maha. No selles mõttes, et meil on väga hea meel, et sul on kõik okei temaga ja et ta päriselt meeldib sulle ja et sa tahad temaga koos olla. Ja no ühesõnaga matame praegu selle mõtte selles mõttes maha, et okei, nii-öelda kui tema on tõesti sellega, ma ei tea, aga see, et ta toobki mingi lilli ja hullult, noh, mingi värgib, see tundubki siuke, et noh, ei, see, et lilli ja see toob, see on siuke asi, mis mulle nagu üldse ei müü, sellepärast, et see võib ju siuke sugar daddy värk ka olla. Aga nagu, mis hoopis sinu jutu juures huvitav on see, et sinu vanemad mõlemad teavad, isa on vastu, no isa on enamasti, noh, sa oled tema väike armas tütreke, on ju, et selles mõttes loogiline, et on vastu ja nagu, kuna teil on ka suur vanusevahe, siis veel loogilisem, et isa on vastu, aga näiteks, et ema on selle poolt ja emale ta meeldib, on ju, ma saan aru. Emal on ükskõik, emale ta meeldib. Emal on nagu ükskõik, siis nagu selles mõttes, et ma arvan, et ükski ema ei laseks oma tütrakesele ka ligi mingisugust nagu kolli, et noh, temas peab olema mingisugune šarmantsus, mis on võlunud ka siis selle nii ema. Sinu kui ema, et huvitav, mis see on, kuigi noh, ma ei tea, ma ei ole tõesti, ma ei ole suur selle pooldaja, nagu suure vanusevahe pooldaja, seepärast, et noh, ma ütlen, et kui te mõtlete päriselt, et kunagi olete paar, siis kui sina oled 20, siis tema on 40. Või et sina oled 50 ja tema on vanadekodus. Jah, et nagu, jah, et nagu selles mõttes, et see on tegelikult suur probleem. Tean isiklikult, sellest ma ei räägi, aga tean isiklikult selles mõttes, et nagu okay. No mitte just probleem. Aga sa oled õnneks 18, nagu sa ütlesid, mitte alaealine, mis on suurem asi. Ei, ja ta saab 18. Ta on alaealine, nad on praegu olnud suhtes pool aastat, ma sain aru. Aga kui ma tahan sinu poolt olla, selles mõttes ma võin võtta ka selle, et ma olen sinu poolt, nagu selle poole, siis mulle tundub sinu kirja järgi, et tegelikult sa oled oma mõttemaailmalt nagu suht küps, mitte nagu selline 18-10, kes on party, juhu, ta toob mul kingitusi, nagu, et mitte nagu selline on ju, et noh, rikas mees on ju, et ma võin temaga käia küll ja tore on, et ta mulle luuletusi kirjutab, et sul on natuke seda sisu võib-olla rohkem. Et võib-olla see siis ongi nii-öelda noh. Ja võib-olla tema on natuke lapsemeelsem 30-ne on ju. Ja see on ka tavaline. Sa pead siis olema ettevaatlik, et kui sa ütled, et võib-olla tema vahepeal ei tunne seda nagu seda, mis tema sulle pakub, kuna sa ei oska välja näidata mingeid, ma ei tea, tundeid või emotsioone. No minu klassiõdedest on tegelikult mitu tükki, kes läksid kokku enam-vähem samasuguse vanusevahega. Okay. Nad kõik on praegu 3 lapse emad ka. Okei, aga kui vanad nad olid siis, kui nad läksid kokku selle... Peale kooli. Peale 10 või? Ja nüüd siis ka põhimõtteliselt. Ja nüüd nad on 30-aastased. No nad on nagu mina. Nii, et kui sa tahad 30-aastaseks 3 last, siis... mis on täiega okei tegelikult vanus 30-selt võiks vabalt olla 3 last. Aga kas nad on praegu veel koos nende meestega? Ja on küll. Ja nad on õnnelikud. Vähemalt nagu see on see, mida meile kuvatakse. Et Facebook, Instagram, kogu sotsiaalmeedia on ju see, millega sa kuvad. Seal võib olla väga õnnelik elu, võib olla kodus pekstakse, ega ma ei tea. Ma ju ei suhtle nendega. No ei no, selles mõttes, et ja, me oleme täiega sinu poolt. Ja ma lihtsalt loodan, et noh, kuna siin tuli see laste teemaga sisse, siis ma olin kohe mingi,
ma kardan. Ei, aga tundub, et täpselt, et ta ongi täpselt nagu küps ja ta teab, mida ta tahab ja ta oskab ennast nagu ise väljendada ja ta ei lase ennast nagu manipuleerida sellest vaata, et tegelikult see mees tahab juba võib-olla, oli mees või naine? Mees. Et tahab juba nii-öelda lapsi saada, on ju. Et ta ikkagi ütleb ei ja kasutab kaitsevahendid. Ja kui ta 11 enam ei taha, siis see on okei. Sa oled noor. Ta on, võib ka uue leida ja siis lihtsalt ongi nii, aga oota, kas siit tuli välja, kas nad elavad koos? Ei ela koos. Ei tulnud välja. Ei tulnud välja, jah. Ei tulnud välja. Ela koos. Minu mõttes ta veel ei ela koos. Triinu kirjutas ja Triinu on see 30-aastane. Mees või? Mul on 30-aastane mees. Öeldud ikkagi mees. Siin ei ole öeldud. Sa ise lugesid alguses. On jaa, on poole vana mehega. Ja mängige nüüd seda selle peale. Triinu teab rohkem kui meie praegu. Ei, aga mul oota, mis fantaasia ma on väga. ütlesin üldse praegu? Sellel ajal, kui see... Ma tahtsin öelda, et nii, järgmiseks me ütlesime ka enne mingeid asju, mis me tahame teada, eks ole, pilti, vanus, perekonnanime, isikukoodi. Ei, ära. Pangakontonumbrid. Ja ei, kas te elate koos või te elate eraldi? Kui te elate eraldi, palju te näete? Kas te hängite siis sina, su kutt ja su ema koos tihti? Ma ei tea, räägi veel, sa ütlesid, et sul on rääkida tunde, me loeme tunde. Ja ma tahtsin seda ka veel küsida, et sinu enda sõbrad, kas sa saad pigem suhtleda vanemate inimestega või endast vanemate inimestega, enda vanustega või noorematega? No nii-öelda, milline su sõprusringkond on ja mis nemad sellest tasest arvavad? Ja miks sa ei ole veel kohtunud tema vanematega, kui tema sinu omadega on? Jaa, selle lükke võiks ka ära teha. Nii, see on nii hea, et me nagu räägime siin on ja siis me esitame küsimusi ja meil tulebki reaalselt vastus. Minul tekkis korra nagu kogu selle jutu sees nagu see küsimus, et kui sa kirjutasid, et perega, kas pere tähendab ainult vanemaid või ka seda, et tal on näiteks eelmisest suhtest juba midagi? Jaa. Nagu, ma eeldan kirja põhjal, et võib-olla ei ole. Aga võib olla samas. Anna meile teada ühesõnaga, et kas tal on olnud mingi eksnaine, kellega tal on lapsed ka või? Ja kui tal on laps, siis kuidas sina suhtud sellesse, kuidas sina ennast tunned? Ja minu käest on ka küsitud, jah, täpselt, minu käest on küsitud seda, et kuidas sa suhtud sellesse, kui sinu tulevasel mehel on laps, on, et kas ma suudan seda last võtta nagu päris last või ma hakkan temasse kuidagi suhtuma. Naljakas, me just rääkisime Maarjaga sellest üks päev. Päriselt või? Ja kõik hästi imestuvad sellest, et ma ütlen alati, et ma arvan, et mul ei ole vahet, sest ma suudan kõik lapsed võtta nagu täiega niimoodi, et kui sa saad nagu, kui ma juba olen sulle see tore tädi Triinu, siis ma tegelikult võtan täiega siuksena, sa oled meie oma, et ma niikuinii nagu hoolitsen nii palju või ma ei tea, mul on see kuidagi, et ma ei karda. Kui ta ei ole teismeline laps, nagu teismelisi ma kardaks. No ja teismelisega ei saa talle juba enam nagu kuidagi seda lähedust nii väga pakkuda, sest ta ilmselt ei huvitu sel hetkel nendest asjast. No kui ta on väike, vaata. Kui sul on ikkagi väike laps, siis ta võtabki sind ju nagu ikkagi nagu hakkab võtma kohe kui perekonda või nagu normaalset nähtust, mitte ta ei võta sind umbes niimoodi, et ei saa uus naine. Ei, seda ma mõtlengi vaata, et teismeline ei võta enam sind sellisena, teismelisel on suva. Laps lapseks, sul tuleb selle lapse ja selle mehega siis kaasa lapse päris ema. Ja, vot see on see ka. See on see sa ei tea kunagi, mis nagu... Mulle ka väga lapsed. Me ei tea tausta. Mulle ka väga lapsed meeldivad. Võib-olla mees on lesk. Okei, siis muutub kogu olukord. Ei no mulle ka selles mõttes lapsed meeldivad ja meil selgelt saaks, meil kõigile meeldivad lapsed, me töötame ju Lottemaal. Aga olgem ausad, eks tegelikult sa hakkad mõtlema ja saama aru, mis sa tegelikult teeksid sellel hetkel, kui see olukord peaks kätte jõudma, et sul päriselt tuleb keegi, kellest sa oled kõrvuni armunud ja siis tuleb välja, et ma ei ole üksi, mul on siin kolmikud. Ja mul ühe sõbrannal on niimoodi, et ta võttis endale mehe, kes ei ole üldse temast nagu väga palju vanem, mingi, ma ei tea, 3-4 aastat ainult. Ja selle mehega tuli kaasa 2 last
ja mingi psühhopaadist naine ja nüüd ta elabki seal terrori keskel ja ta peab lahendama neid selle naise mingeid draamasid on ja siis tal on need 2 last, kellega ta nagu peab hästi läbi saama. Alimendid. Et jah, ma ei tea, see tundub natukene selline koht, kuhu ma selline peremudel, kuhu ma nagu siseneda ei tahaks. Aga... Pigem tule ilma lasteta. Ja, kui on valida, siis tule ilma lasteta. Ja valige hoolikalt enda kaaslaseid. Jaa. Kuigi noh, ma ei pean endale ka seda vahepeal meelde tuletama. Võta siis, oota, meil tulebki viimane nüüd. Jaa. Viimane kuulajakiri võta. Viimane kuulajakiri. Nii. Aha. Olin kuskil 15-16 aastane ja mind lisas Snapchatis mingi kutt. Nime ei mäleta, aga vanuselt oli ta kuskil 10 aastat vanem, ehk siis 25-26. Ei osanud midagi karta, seega lisasin ta vastu red flag ära lisa. Või tähendab, mitte red flag, aga ei. Kui on mingi kutt, suvakas kutt, ärge lisaga, ärge võtke vastu reaalselt, eriti mingi Snapchatis, kus saab pilte ja videoid ja kõik asju saata. No. Ja nüüd seivida ka kõike. Ja täpselt. Ärge võtke snappi ainult oma tuttavad. Nii. Ei osanud midagi karta, seega lisasin ta vastu. Esialgu rääkisime niisama juttu ja polnudki väga midagi veidrat. Aga ühel hetkel hakkas ta veidraid küsimusi küsima, eelkõige seksuaalse alatooniga. Kohe blokk peale oleks pidanud sel hetkel. Okei, ma loen edasi. Korra isegi mainisin, et tunnen veidi ebamugavalt ennast ja ta lõpetas. Lisas veel juurde umbes, et sorry, ma proovin olla viisakam. Edasi jutustades hakkasid ikka tulema küsimused nagu, mis su rinnakorvi suurus on ja siis viskas küll kopa ette. Panin talle bloki peale, tubli, ja paar tundi hiljem kirjutas ta mulle Instasse. Issand. Seal ta enam nii heast ujus ei olnud ja kirjutas sõnumeid nagu päriselt ka küsimärk, selline oledki või küsimärk. Ma arvasin, et meil klappis. Mine piip. Mine perse kuradi tiis. Okei. Nii, tiis ja nii edasi. Õnneks pole sellest tüübist enam midagi kuulnud, aga tema nime Google'isse lüües tulid ette foorumid, kus naisi hoiatati tema eest. Seega noored neiud, olge ettevaatlikud. Ütle see nimi, okei, ma tean, et sa ütles, et sa ei mäleta ta nime, aga sa leiad selle kuskil kindlasti üles ja avalikustame selle siin Muninate podcastis. Just, et kõik, keda ta lisab Snapchatis, et keegi ei võtaks ta vastu. Aga ei päriselt ka minu arust, kuigi ma tean... Lauri Pedaja. Me eelmine kord... ma võin teile rääkida ühe loo. Lõpeta. Oota, ma enne ütled seda asja ära, et tegelikult see on minu jaoks veider. No mul on ka Snapchat, aga ma tean, et hästi paljud noored nüüd kõik Gen Z, no ma ise ka, aga veel minust nooremad. Me sellest üks osa rääkisime ka, et neil on juba klassigrupid Snapchatis ja nende jaoks on Snapchat juba nagu Facebook meie jaoks on ju. Aga ma ei tea, ma ei võtaks Snapchati kunagi võõraid inimesi vastu. Ei tea, mis nad võivad hakata. Kuigi tegelikult nad võivad kui Instagrami, Facebooki, aga kohe, kui mingi imelik tekst tuleb, kohe blokk peale ja mitte mingit küsimustki, mitte midagi, kohe lihtsalt blokeerige ära ja ma ei tea, teatake veebikonstaablile. Triinu Triinu kui vana pervomagnet võib rääkida ikka ühe loo. Nagu reaalselt mul oli kunagi siuke tunne, et ma olen laste pervode magnet. Ma tahtsin selle pervo... Ütle uuesti see Triinu kui vana... Triinu kui vana pervomagnet. Triinu kui vana pervomagnet. Ja, igatahes käisin autokoolis. Appi. Esimene autosõiduõpetaja oli selline, kes ütles mulle terve esimesed tunnid. Tema ütles, et tüdrukud üldse ei peaks autojuhiluba tegema ja nende koht on köögis on ju. Ja siis igatahes sellest me saime üle, sai aru, et okei, et sa võid seda juttu rääkida, aga see lihtsalt voolab mööda külge alla. Ja temaga ma käisin nagu kõik need tunnid ära, aga siis mul tuli mingi suurem paus. Niimoodi, et mul oli veel mingid tunnid olid teha ja ma otsustasin, et ma teen mingid tunnid teise õpetaja juures, keda nagu kiideti. Läksin teise õpetaja juurde, siuke tore vana mees, kes kohe tahtis aidata sul panna nagu vööd peale ja mingid sellist asja on ja siis ta teeb siukseid seksuaalse alatooniga nagu kommentaare sõidu ajal. Ma käisin sõitmas talvel ja siis ta käskis mulle parkida lumehunnikute vahele. Ja siis ta küsis mu käest, et no nii, et Triinu, et kas sa maksad Naturas
või päris rahas. Mida sa ajad? Päriselt või? Päriselt, see on päriselt. Mida? Ja kõige haigem on see, et me kõik teame ühte tüdrukut, kelle isa see on. Mida? Oot. Kas sa pärast ütled meile? Ma pärast ütlen teile, kelle isa see on. Ei. Aga ma arvan, et kui see isa oleks teadnud, et ma ta tütart tean, kes on umbes teie vanune. Mul on ainult 2 varianti sellele. Aga ära ütle neid praegu. Ära praegu ütle, jah. Ära ütle, pärast räägime. See ei ole Mul jäi võimalik. ainult 1 variant. 1 langes ära. Okei. Igatahes sellega mul oli täpselt... Lõpeta. Ketik. Ma ei saa aru. Igatahes see oli niimoodi, et ma pole vist elu sees nii vihane olnud. Mul hakkasid käed värisema, ma olin vist näost täiesti tulipunane. Ma astusin sealt autost välja, lõin ukse kinni, head aega. Ja veel kõndis lihtsalt lumeangedest metsa. Ei, see oli nagu linnas, ma olen Viljandist pärit, on ju. Ma ütlesin, mul on ainult 2 varianti aga ma võin teile sinna. öelda, et ma olin sellel ajal ma olin Olustvere koolis õpetaja. Oota, vana sa olid, kui sa need lood tegid? 22. Okei. Ja igatahes ma andsin inglise keelt ja ma andsin enam jaolt tüdrukutele, kes tegid autojuhilube. Ja mida ma tegin, oli see, et ma läksin kooli, ütlesin selle õpetaja nime ja ütlesin, et ärge tema juurde minge. Ja rääkisin neile loo ära. Lihtsalt selle jaoks, et nagu ma küll nagu avalikult ei rääkinud sellest niimoodi. Ma kodus loomulikult ja igal pool on ju, aga ma lehte jah ei läinud. Et siis ta jäi tööle sinna ikka? Jaa, ta ise andis endale tööd ka ja igatahes nii palju, kui ma sain. Aivo autokool. Igatahes nii palju, kui ma sain, ma nagu hoiatasin tüdrukuid selle eest, et ärge palun sinna minge. Issa, mul on nii raske kuulata neid lugusid, see ei ole võimalik. Ma ei ole kuulnud seda reaalselt. No näete, ma arvasin, ma olen kuulnud, ma ei tea paljusid lugusid. See ei ole Mike Drop praegu. Ma võin öelda, et mõlemad teate ta tütart. Ma tean. Okei, ma tahan ka pärast teada, kes see on, aga ma praegu vaatan. Kuule ära! Okei. Siin on juba praegult on liiga palju autokoole siin. Täiesti nimelt M-tähega. Ühesõnaga, kui keegi õpetaja või ükskõik keegi vanem isik või ei pea isegi vanem isik olema, kui keegi ahistab teid või teeb teile midagi, mida te ei soovi siis, või ütleb teile midagi, siis rääkige kindlasti sellest ükskõik kellele. Nii et see ei ole võimalik. Kas see on mingi vanema generatsiooni teema või? Kas see nüüd meie generatsiooniga saab läbi või? No ei tea. Nii haige. Mul räägib Pervo jutte, ma mõtlen, et... Nii haige, miks ma ei ole siukest asja su käest kuulnud? Kas sul on veel midagi rääkida või? No miks ma bussiga ei sõida näiteks? Täiesti haige. Kas su autokool oli autosõitu? Ei, ma ei räägi seda. Mida sa teed? Ära expose'i. Autosõit OÜ ja siis see Aivo autokool saadavad meile pärast nõudekirja, et me nende nimesid siin mainisime. Oh my god, Aivo autokool ei olnud olemaski, ma mõtlesin selle välja. Raudselt on kusagil olemas. Me räägime Viljandist. Ja ka autosõit OÜ on olemas. Nad saadavad meil nõudekirja. Sina, Ketli, maksad kinni selle. Viljandist ma tean 2 inimest. Palun jää vaid. Igatahes, miks Triinu bussiga ei sõida? Sa oled mulle 2 episoodi järjest öelnud jäävaid. Vabandust, aga sa expose'i. Kas saad aru, et me ei tohi kõike öelda? Kuidas see lause oli, et vaiti öelda? Jää palun tasa natukene. Okei, ei, ma tegelikult ei... Nagu, ma ei tea, kas me tohime niimoodi expose'ida. Miks me ei tohi? No tegelikult tohime vist, jah. Värdjaid ju ikka võib expose'ida. No nii, kuulge, sellest on möödas juba 8 aastat, nii et lähme edasi. Mõistlik aeg on vist seaduse mõttes läbi ka ahistamisest. Kuidas su vanemad reageerisid sellele? Ma arvan, et nad ei reageerinud selles mõttes kuidagi nagu niimoodi, et sellepärast, et ma olin vaata ise nagu nii vihane ja ma sain aru, et see on nii vale. Et ma arvan, et see neile nagu piisas. Aga jah, nii oli igatahes. Nii oige.
aga jah, noh, mul üldse mingi eluetapp oli, kus miks ma ütlen, et ma olin pervomagnet, on ju, oligi see, et kõik siuksed vanamehed, nässakad tulid mulle juurde ja kõigi jaoks ma olin jube ilus ja jube tore ja see inimene, keda võiks nagu, kellel võiks kätt puudutada. Sa käisid siis miniseelikutega või? Ei. Ja tikkontsodega. Tikkontse miniseelik. Ei, mul ei ole. On küll ühed tikkontsad kodus, aga need on nii kõrged, et ma ei saa nendega käia. Okay. Need on siuke pildistamise omad. Aga siis ma pean istuma, sest seista ma nendega ei saa, sest nii valus on. Ja, täpselt. Oota, aga mis bussilugu ma tahan ikka seda kuulata? Miks ma bussiga ei sõida? Üldse sa ei sõida päriselt enam üldse bussiga või? No sul on auto ju, mis sa sõidad ikka bussiga? Üldiselt liinaliiniga ma ei taha sõita sellepärast, et mul tuleb ärevushäire seal on ju. Okay. Ehk siis mul süda läheb väga pahaks ja ma võin kokku kukkuda. Sest et Hiiumaal on nii palju inimesi. Ei, Hiiumaal, kuule, kuhu ma sõidan selle bussiga Hiiumaal. Linnaliiniga. Emmaste linnaliin. Maaliini ma ka nagu pelgan lihtsalt sellepärast, et ma kunagi ei tea, kes on mu kõrval. Ükskord, kui ma Viljandist koju sõitsin, ma mäletan, kuidas üks mees kassi toitu sõi minu selja taga, nagu võttis selle konservi lahti ja hakkas sööma. Ja kust ma tean, et see kassitoit oli see, nagu ma tundsin seda lõhna. Ja siis ma vaatasin. Ja siis ma mäletan, ma läksin koju ja ütlesin emmale, Emma, üks mees sõi mu selja taga kassitoitu. Felix. Ja Emma ütles selle peale, et noh, mis siin imestada, et see loomatoit ongi rohkem testitud kui inimese oma. Aga nagu, miks ma bussiga ei taha sõita, on see, et mul tihtipeale need bussijuhid, kes satuvad minuga nagu, noh, kui ma koolis käisin Tartus on ja ma käisin iga nädal, läksin bussi peale ja nii edasi. Ja kui see üks sama bussijuht on, kes arvab, et ta peaks olema kullakene, tibukene ja iga kord juba katsuma sind ja hakkab juba küsima sinu käest kõiki neid küsimusi, et kuhu sa pärast lähed ja mis siis saab ja mingid sellised asju, siis see on creepy ja olgem ausad, nagu ma tegelikult siiamaani ma arvan, et mul hakkab sees nagu niimoodi värisema, kui mingisugune tuleb mu käest küsima selliseid asju, et ma pean kartma. Näiteks mul on jälle mis lugu. Räägi vahepeal sina. Ma kardan oma laste pärast. Põhimõtteliselt olen mina nagu ühes kohas esimest päeva tööl ja minu juurde satub igasugust rahvast, kes räägib igasugustest asjadest. Siis sinna tuli ka üks, hästi palju vanemaid inimesi käis, vaata. Siis üks vanem mees, küll mitte nii vana, aga ikkagi ma arvan mingi 50+, tuli minuga rääkima ja rääkisimegi story'sid, tundus täiega tore. Ei näinud teda rohkem 6 aega. Täpselt 6 aja pärast ma nägin teda uuesti seal töö juures, on ju. Ja siis ta tuleb, räägib, on ju, bla, 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 bla. Siis ma ütlen, et jaa, head aega, ta läheb ära. Läheb aega mööda. Ta tuleb tagasi. On nagu, et ma nüüd lähen päriselt ära. Ma nagu, head aega. Läheb ära. Ja juba ma näen mõne aja pärast. Ta on jälle seal. Ja ta nagu on siuke, et kas tulla või mitte tulla või mitte tulla. Ja ta tuleb. Ma juba värgisen seal. Ta tuleb tagasi. Ja hakkab uuesti rääkima ja küsib, et mis siis on... seda ta küsis nii-öelda teise korral siis, et mis on mu õhtused plaanid. Ma ütlesin, saan sõpradega kokku. Ja siis ta läks ära ja nüüd, kui ta see 3. korda tuli, siis oli nagu, et tead, kui sa sõpradega kokku ei saaks, siis mõtleksin, et võib-olla võiksin miskit koos teha õhtul. 50+. Aga ta jättis mulle nii siira mulje, nagu ta oli nii tore oma muude juttude poolest story'sid, mis ta rääkis. Aga et võiksime õhtul on ju midagi teha, aga ma saan aru, sõpru peab väga hoidma, sõpru peab väga hindama. Võib-olla mõnel teisel päeval tuleksid kohvile. Ma olin nagu, ma ei mäleta, mis ma ütlesin, ma pean sellest keelduma, vaata, siis ta on nagu mingi, põhimõtteliselt juba pisarad voolavad. On nagu, et selge, ma saan aru, aga tead, asjad muutuvad, arvamused muutuvad ja läheb ära. Ja siis ma kartsin olla tööl lõpuni, siis ma mõtlesin, kui ma töölt ära lähen, siis ta on kuskil siin ja ta jõuab jälle mu tee peale. Aga see ei ole veel kõik. Seal samas töö juures. Ei, kus juures, see algas niimoodi, et mu teises töö juures olin tööl ja siis sinna tuleb üks mees. Ma tean ta nime. Ta kirjutas mulle oma nimepaberi peale, oma meili.
ja siis ta tuleb, on ju, seal ta, noh, ajas hullu juttu lihtsalt, eks ole. Aga siis ma näen teda enda teises töökohas ja siis ta tuleb must mööda, et sa töötad siin ka või? Oota, sa töötad siin ja seal, selles teises kohas, on ju, bla, 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 bla. Siis hakkab mulle rääkima, üks hetk ütleb, et aga võt, sa oled intelligentne, on ju, mitte nagu see ja see. Sa oled mõmmi. Ja tead, mul on see Quessi käekell, Quessi sõrmus, Quessi kaelakee. Vaata seda autot seal. Kui 270 võtab välja, on ju. Aga tead, mis ma praegu teen? Praegu ma lähen vaatan endale kella, vaatab endale kella, käib vahepeal ära. Ja siis ta tahtis, ma paneks endale maasika suhu. Mõtlesin talle, et ma ei tee seda. Siis ta on nagu, no jah, sa oled tööl, muidugi see käib selle kõige vastu, on ju. Ja see käib ka tavaelus kõige vastu nagu. Ja siis ta põhimõtteliselt nagu tuleb tagasi, ongi nagu, et panin endal bronnisin kella, noh, see oli ka vanem mees, mingi 50+. Bronnisin kella ära, pean dollarid lihtsalt eurodeks tegema, aga ta oli mingi ülikuul, ma räägin mingi kuldne see kaelakee, kõik värgid, särgid, tuleb mingi plätude ja dressidega, vaata, kiilakas prillidega. Ja siis räägib mulle terve oma nädala plaani ära ja saadab nagu Katrin Lusti ja Kertu Jukkumi nagu kuu peale, vaata, sellepärast, et tema sai F-hoonest bänni ja ta kirjutas neile, vaata. Aga põhimõtteliselt, ma ei tea, tal oli sellega mingi räägi story, siis ta rääkis mulle terve nädala plaani ära, et ta nüüd läheb, vaata, sõidab nüüd Tartus, ta sõidab kõigepealt Viimsisse, korjab 22 kivikest ja siis läheb Tartusse ja vaat seal ta teeb lollusi. Ja tead, kui sa tööl oled, helista mulle, kui hea DJ on, väike tants, helista mulle, mõmmi, tead, sa oled siuke mõmmi. Tegelikult see oli nii palju rohkem, nii rõvedaid asja. Ja siis oligi see, et ta ütles selle helista mulle, aga mul olid see hetk just tulnud kliendid, teised. Ja ta ütleb mulle, helista mulle, on ju, läheb minema. Õnneks ta ei jätnud mulle oma numbrit. Ja siis see mees ja naine, kes tulid, on ju, vanemad inimesed, venelased, siis nad olid ka, et nagu, et issand. Kas nad siis, nad said aru, et... Ja siis ma olin nagu, ei, mul õnneks ei ole ta numbrit, on ju, ma ei tea teda. Ma olin reaalselt, mul sellel hetkel nagu, mul oli kopp nagu, kops. Üle maksa juba, eks ole, ta on tulnud mul ühest töökohast teise töökohta ja ma ütlesin sellele vanapaari, et ta on teada tuntud hull. Nii aus. Ei, aga reaalselt mul on siuke tunne, et see on see onu Heinode generatsioon, vaata. Ja nad ongi sellised ja nad ei saa aru, et maailm on nüüd muutunud ja tegelikult, ei olnud kunagi tegelikult ka okei, aga siis sellest ei räägitud nii palju, et see ei ole okei. Nüüd sellest räägitakse ja nüüd seda surutakse, aga nad ei saa aru. Nad ei saa aru. Mina ei taha olla sinuga selles mõttes nõus. Mis mõttes? Et ma arvan, et meile lihtsalt endale need onu Heinod jäävad rohkem silma, aga ma ei tahaks öelda, et praegusel generatsioonil mingisuguseid selliseid hulle nagu mingi pervo asju ei ole. Kuule, kui sa ütled ikkagi oma ema kohta, et mu ema on räme milf, on ju, siis no sorry, aga või et oma ema ma paneks küll, siis nagu no sorry, aga mis see parem nüüd on nagu? Ma arvan, et see on selline, kes läheb 20 aasta pärast samamoodi sellise juurde ja ütleb, et teeme pärast ühe kohv ja üks job. Ja, et kui sa oled hull, siis sa oled hull, on ju. Aga sa aru, et see mees nagu reaalselt oli hull, sellepärast, et ta korraldas nagu päriselt meil selles teises töökohas nagu kõik teavad, et ta on null. Aga nagu, ja see, et F-hoones sai bänni, on ja, aga mis mina maihmusin nüüd nagu viimane kord ära, sest ta reaalselt rääkis mul silmad suured peas, et ja ma provotseeringi inimesi, et nad ärrituksid ja kui nemad ärrituvad esimesena, vot siis saan mina nende peale ärrituda. Ehk siis ta käib... Ehk siis ta provotseerib inimesi, et ta saaks nendega nagu kakelda. Okay. Ja et nagu, aga et sina puutusid esimesena. Ja kokkuvõttes, kui teine puudutas esimesena, siis vaata teine nagu alustas seda kaklust, tema saab öelda, et ma ainult kaitsesin iseennast. Aga ma tegelikult ei julge väga rääkida
tahtsin selles, kuigi ma olen juba ma tahtsin sulle öelda, et räägi, sa saad tema telefoninumbri. Et ei, no mul tuli ka üks Anu Heino lugu meelde, et mul üks sõbranna töötas ükskord juba ammu ühes töökohas ja siis seal oli üks mees, kes purjus peaga kirjutas mu sõbrannale iga reede, hakkas jälle kas see on stiilis nagu, et minu sõbrannal juhtus lugu, tegelikult räägin endast? Ei, see on mul reaalselt mu sõbranna lugu. Teised podcastid lihtsalt teevad nii. Kes teeb? Ma ei tea, me oleme ise rääkinud sellest ju. Oleme või? Aga räägi see sõbranna lugu ära. See on sõbranna lugu. Töökohas üks mees iga reede, kui kell sai punkt 9-10, kui see mees oli jõudnud koju, avanud ilmselt mingid joogid, pudelid on ju, siis hakkas mu sõbrannale tulema igast tekste ja tuli. Vana. Mida? Vanamees. Kui vanamees, mingi 45-aastane, et tegelikult nii vana isegi ei ole, on ju. Ja vahet pole, et mu sõbranna teda ignoreeris, talle ei vastanud, ta ikka, ta rääkis nagu seinaga seal chatis lihtsalt. Rääkis ja kirjutas ja kuni kilomeetri kaupa lihtsalt seda sinist. Mu sõbranna näitas, ma tõmbasin lihtsalt, scrollisin, on ju. Ja siis mu sõbranna blokeeris ta ära, on ju. Nii, aga siis selle sõbranna töökaaslane, kes oli sõbrannaga siis nii-öelda sama vana, siis see mees hakkas nagu talle kirjutama ja copy-paste asju ja iga kord samuti nagu reedel, siis kui sellel pudelil kork pealt lendas, on ju, hakkas sellele mu nii-öelda sõbranna kolleegile siis ka naine, on ju. Reedeti, hakkas talle ka kirjutama copy-paste, on ju. No põhimõtteliselt lihtsalt rääkis käima seinaga, on ju. Ja täpselt. Et muud nii-öelda varianti üle jäändki, kui lihtsalt pidid ära blokeerima, on ju. Aga et mis sa siis teed sellisega? Kõige õudsam. Ja mida see vend mida see tüüp üldse mõtleb või arvab või mida ta arvab, et kui sa ei vasta, et siis vaikimine tähendab nõusolekut või? Jah, kirjuta seni kaua, kuni vastab. Jah, ära kunagi anna alla. Ole järjekindel. Ja, ole järjepidev. Küll sa lõpuks saavutad selle, mida sa tahad. Ja. Kõige vastikum on see, et see tunne jääb ju sulle sisse. Ehk siis ta tekitab tegelikult mingis mõttes sul mingit alateadvuses mingisugust hirmu ja tegelikult sa kardad temaga pärast kokku saada. Nii nagu mul oli, olen teile rääkinud seda korstnapühkija lugu või? Kuidas mulle öösel kell 2 helistatakse. Nii ei ja ole. Siis ma võtan telefoni vastu sellepärast, et ma arvan, et töö pärast helistati, on ju, sest see oli mu töökaaslane, kes helistab. Ja tema võttis viina korstnapühkijaga, kes on minu juures käinud ja sellele korstnapühkijale, et mina kohe nii väga meeldin, mis siis, et ta võiks nii saa olla. Okay. Ja et nemad tahavad mulle nüüd külla tulla. Ma ütlesin, kuulge, et magage kaineks, räägime järgmisel päeval nagu head aega ja siis tuleb järgmine kõne ja muudkui tuleb, et reaalselt ma läksin nagu magama ja selles mõttes ma sain neist nagu lahti, ma panin lõpuks lihtsalt ei võtnud vastu, on ju. Aga tegelikult ka ma kartsin seda, et mis siis saab, kui nad tulevadki mu ukse taha lõhkuma, sest korstnapühkija loomulikult ju teab, kus ma elan, sellepärast, et ta on ju minu juures käinud korstent pühkimas. Ta tuleb korstnast sisse nagu jõuluvana. Ja ta tuleb nagu jõuluvana. Aga nagu mida see teeb, see on täpselt see, et see nagu tekitab sinust seda hirmu. Sa kardad, ma reaalselt kartsin, et mis siis saab, kui ta mul ukse taga on. Hakkab lõhkuma seal. Mul on nagu naabrite ees ka alati hirmus piinlik selliste asjade pärast. Siis ma tunnen kohustust, et ma pean minema tegema ukse lahti, aga ma ei taha teha ust sellisele lahti, sellepärast, et ma olen väike armas ja nunnu. Aga kas siis ei ole variant, et kutsud lihtsalt politsei? Ütled, et keegi laamendab ukse taga ja ongi kõik, vaata? Jah. Siin ei ole politseid või? On küll, on. Mida? Jumala, politseiga natuke parem kui kiirabi. Kiirabiga ma just ütlesin, et kiirabi on ju Kärdlas, meie oleme Emmastest, ehk siis täiesti teisel pool Hiiumaad ja kui peaks olema 2 või 3 väljakutset, siis nad ei suuda, 3. sureb. Aga siis nad toovad mandri pealt nende kiirpaatidega. Oodake, me tuleme järgmise praamiga. Ei, nagu see oli mingi nali kellelgi. Mul natuke on täiega selline tunne, et oodake, et me tuleme praamiga ja või kopteriga. Kopteriga on see, et aga sa pead selleks, on juba ju jõudnud sinu juurde kiirabi ja on tehtud kindlaks, et nüüd on kopterit vaja, sellepärast, et võib-olla Maali ütleb, et ma murdsin käeluu, on ju, ja tema juurde see ei jõua, tal ei kutsuta kopterit, vaid tema peab ootama, kuni üks
ekipaaž on vist õige sõna siin, Vist et küll, kuni see jõuab nagu selle maalini. Aga noh, me ei tea, kellel päriselt kõige suurem häda on, Ja, kui sul on ja. 3 helistajat ja 3 väljakutset, aga sul ei ole kolmele võimalust seda ekipaaži saata. Ja sa ju ei tea ka, mõni räägib oma probleemi nii suureks ja tegelikult pärast ei ole mitte midagi. Aga olgem ausad, siin tegelikult neid juhtumeid ei ole just niimoodi, et ma võiks teile öelda, et on palju juhtunud. No kui on tegelikult vähem inimesi ka, siis on ju tõenäos ka, et korraga vajab hästi mitu palju inimest abi, et see on tõesti harv nii-öelda, tõenäosus on väike. Kuulge, kas hakkame lõpetama? Mul hakkas kõht valutama, tahaks veetsu minna. Oota, kas Triinu rääkis viimase onu Heino loo ära või? See oligi see korstnapühkija? Jaa, see on ka onu Heino lugu ja ühesõnaga järgmine episood on pühendatud onu Heinodele. Oh my god, mõtle episoodi nimi Onu Heinod. Onu Heinod. Teeme niimoodi, et kui mõlemad tüdrukud mul kõrval peaksid haigeks jääma, siis ma teen teile onu Heinode loo, kus ma üksinda räägin, et elas kord Triinu ja tal on palju onu Heinosid. Kuule, tee ära, väga hea mõte. See on väga pull, jah. Nad ei jää haigeks. Ja Marja juba oli vahepeal haige. Jaa, ma olin haige, aga nüüd. Aga nüüd on kevad. Ja nüüd ei jää enam keegi haigeks ja tuleb varsti ilusad ilmad ja kõik läheb ja on juba nii soe. Ühesõnaga suur tänu kõikidele, kes kirjutasid päriselt ka, kirjutage veel, vastake nüüd meie küsimustele kõik, mis me siin tulid on ja. Meile meeldib neid lugeda. Ja meile tegelikult meeldib see, et kui tulebki arutlust ja kui tuleb ka meile vastanduvad arvamused, sest et see muudab tegelikult seda asja paremaks, et võib-olla meie ei näe, keegi näeb seda hoopis mingist küljest, millest meie võib-olla üldse ei oskagi mõelda, on ju. Et see on alati väga põnev, kui saab arutleda vastu arvamustele nii-öelda, nende vahel arutleda. Ja kirjutage meile küsimusi ka veel, selles mõttes, et meil on küsimusi, me mõtlesime täna isegi vastata, aga me aeg surub peale ja jätaksime küsimused mõneks muuks korraks, aga pange juurde, sest et meie saime oma sõbrad küsimused, miks te vastasite ainult sellistele küsimustele, mis oli nagu Hess või Mäkk. Ma oleks tahtnud, et te rohkem räägiksite, nii et küsige meilt küsimusi, kus me saame rohkem rääkida. Kuigi meil eelmine kord, kui me tegime seda küsimustele vastamist, siis ma jätsin need küsimused alles, kus me peame nagu rääkima. No võt, siis me saame veel võtta selle mingi hetk ju, kui me loeme võib-olla äkki mõne kuulajakirja ees küsimused või vaatame, kuidas äkki saame ainult küsimustele pühendada ühe episoodi. Küsimus vastus. Nagu siin üle tunni aja 4 kuulajakirja. Jah, täpselt. Nii tore. Ja umbes 10 Heino lugu Triinult. Vabandust. Pervomagnet. Ei, me ei lõpeta seda osa ka vabandamisega. Jah, ei lõpeta. Aitäh teile eelmise video tagasiside eest. Aitäh teile selle olgu, aga oli tore. Väga tore, näeme. Tšau. Teeme südant. Teeme südant, oota.